Maailma üks pöörasemaid autoseiklusi on kahtlemata Mongol Rally, mis algab Inglismaal ja lõpeb 15 000 kilomeetrit sellest eemal Ulan-Udes. Selleks osavõtmiseks kasutatakse tõelisi romusid, millest nii mõnigi kooleb juba enne seda, kui startigi jõuab. Ka eestlased on sellest rallist osa võtnud ja ka järgmisel aastal on plaan sinna minna. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. Mongol Rally reeglid on lihtsad. Osta kuni 1200 kuubikuline auto ja leia hullumeelne reisiseltskond, kes suudab olla nädal aega pesemata ja magada seal, kus auto parasjagu peatub. Kui need tingimused on täidetud, maksa osavõtutasu ja palu taevasid jõude, et auto ühes tükis finišisse jõuaks. Reis algab Londoni lähistelt ning iga ekipaaž leiab endale sobiva teekonna Mongoolia piiri äärde. Eesmärk pole kiirelt kohale jõudmine, vaid teekonnal seikluste nautimine ning finiš on avatud 3 kuud. Ühe autoga läks väga kehvasti, õnneks need ei olnud meie. Et Kalju ääres oli neil auto seisnud ja lihtsalt oligi suur kamakas auto peale veerenud, et too auto enam edasi sealt ei sõitnud. Põllupüü läbis Mongol Rally 2017. aastal koos 3 sõbraga. The Soviet Rocket nimeline meeskond valis välja Nõukogude autotööstuse uhkuse ning pani selle 26 000 kilomeetri vältel tõeliselt proovile. Tehnikaga oli niimoodi, et eks ikka neid asju tuleb ette. Keset ei miskit, meil võis lihtsalt auto nagu tee äärde seisma jääda ja selle tuli lahendus leida. Et eks me vahetasime seal juppe välja nii palju, kui oskasime. Ja tegevusliku Mongol Rally kõige olulisem komponent on ideaalne meeskond, sest iga inimene ei suuda läbida päevas 1000 kilomeetrit, süüa siis, kui juhtub ja magada lageda taeva all. Ja panim kohe algul reeglid paika, et kui mingisugune tüliõun hakkab tekkima, siis auto seisab ja räägime asjad selgeks. Ja ühe korra tõesti auto seisis Kasahstanis parklas ja me rääkisime asju selgeks. Seiklusimuline tõstava mees Taigar Väärtma võtab keskmisest ohtlikumaks peetava Mongol Rally ette tuleva aasta juulis. Kas see reis on ohtlik? Nii ja naa selles mõttes, et hetkel selle 16 aasta jooksul, mis seda rallit on peetud, on ainult üks inimene ära surnud selle ralli käigus. Auto õnnetusi on palju olnud. Ma ei karda selles mõttes seal mingeid olukordi, eks neid olukordi võib tekkida, aga neid tulebki võtta jooksvalt. Väärtma sõidab rallit 33 aasta vanuse Mitsubishi Coltiga, mis üle-eelmise omaniku sõnul oleks pidanud pressi alla minema juba 5 aastat tagasi. Võtsin auto 24 lahti, panin kõige odavamad bensiin ja manuaal ja see Colt oli seal esimene, kõige odavam ülevaatuse ja kindlustusega auto sel hetkel Eestis. Algus oli 600-ga müügista, kauplesime 400 peale. Tegelikult oleks nüüd kaaluhinnaga ära võtta vist tagantjärgi. Ostes siis lekkis tal radikas, õli lekkis igalt poolt. Siis sai esimese asjana, mis sellel autol nii-öelda iluvidinaks tuli, oli see punane õlikork siin. Sellepärast, et siit vahelt lekkis õli ja nagu kellavärk. Arvestada tasuks kindlasti sellega, et kas oled nagu üldse valmis sellest mugavustsoonist lahkuma, sest vaimselt ei ole lihtne. Ja lihtsalt arvestame ka sellega, et kuidas sa tahad selle läbida, sest tunduvalt keerulisemalt on võimalik seda läbida, kui meie seda tegime ja tunduvalt mugavamalt on seda võimalik läbida, kui me tegime. Kui Põllupüül oli ideaalne meeskond reisiks olemas, siis Väärtma alles otsib seikluskaaslasi. Otsime inimest, kellel on huvi video- ja filmitehnika vastu, sellepärast, et koostöös Fotopointi ja GoPro Estiga on meil plaan teha sellest ka vähemalt 6-8 osaline sari siis meie reisist ja seiklusest. Meiega saab kontakti võtta meie Facebookis või Instagramis @tuustupitustop. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.